Teate mis, ma väidan, et on olemas ilusamaid kupee maastureid. Jah, ilusamaid kui seda on BMW X6, ilusamaid kui seda on Audi Q8 ja ilusamaid kui seda on Mercedes-Benz GLE ja isegi ilusamaid kui seda on Renault Arkana ja ma väidan, et see kõige ilusam on Porsche Cayenne Coupe, mis jõudis meieni paar aastat tagasi, alles nüüd on ta saanud mahti, et külastada populaarset autosaadet ehk Nice Luxury proovisõitu. Teda saaks pigem võrrelda BMW X6 M-mudeliga kui tavalise mudeliga ja teda saab ka pistikhübriidina ja tavalise hübriidina ja kõigele lisaks on siis kõige rohkem huvitab meid see, et kui palju peab lõivu maksma selle ilusa katusejoone eest. Nimelt on ta natukene madalamad, on tal tagaistmed kui tavalisel mudelil ja pagasruumi mahub tal siis 20 liitrit vähem asju kui tavalisel mudelil ehk siin mahub 625 liitrit siis pagasruumi, tagaistmetel on ruumi lahedalt ja seal probleemi ei ole, teda saab 4-kohalisena, kuid lisamakstes ka 5-kohalisena, kuid see 5 inimene, see keskel istuv inimene peab tundma ennast üsnagi ebamugavalt. Teda saab 20 ja 21 ja koguni 22 toliste valuvälgedega ja õhkvedrustusega ja adaptiivvedrustusega ja keraamilist igasuguste pidurite asjadega, nii et väga vägev ja juba standardvarustusse kuulub tal siis elektriline tagaluuk, õhkvedrustus, Boss helisüsteem ja 18 suunas siis liigutavad siis istmed ja parkimisandurid ees ja taga ning ka siis uhke 360-kraadine kaamera. Käima saamiseks tuleb siis keerata, ei mitte võtit keerata, vaid ühte jublakat keerata, ehk siis Porsche austab vanu aegu ja on küll loobunud siis võtmest, aga natuke annab sulle sellist võtmekäivitustunnetust ikkagi juurde. Tal on 12-oline siis multimeediasüsteem, mis on väga hea satelliitnavigatsiooniga, kuid paraku ei ühenda see Android autoga, sest et õigel Porsche omanik kasutab ikkagi Apple'i telefoni ja tal on ka siis olemas digitaalne siis näidikud peale siis selle tahomeetri, mis on siis analoogne ja vägagi suur siis panoraamkatus on tal olemas ja interior on väga ilus ja siin mingid plastmassist materjale küll ei leia ja tõesti sellega on ta vägagi hästi hakkama saanud. Ja lisaks on tal olemas ka veel erinevad sõidurežiimid ja maastikusõidurežiimid, küll maastikule läheks, aga võib-olla mõni hull läheb. Mootoris on tal olemas 3-liitrine V6 bensiin 340 hobujõudu, 6 sekundit 100-ni ja siis 2,9-liitrine 2 turboga mootor ehk 440 hobujõudu ja 5 sekundit 100-ni ja nagu sellest veel vähe oleks, saab teda veel ka 3-liitrise hübriidina 440 hobujõudu ja see viib sind kõigest siis 5 sekundiga 100-ni ja tal on olemas ka siis 4-liitrine V8 topeltturboga 550 hobujõudu ja seda saab ka hübriidvariandina, millel on peaaegu 700 hobujõudu, mis jõuab 100-ni 3 sekundiga, issand jumal, ja tema küll ilus see kupeelik joon tähendab seda, et kui sa tagurdad temaga, pead soolikalt vaatama tagurduskaamerat, sest tagaaknast eriti suurt midagi ei näe ja tal on olemas ka nüüd GT siis versioon, millel on lausa siis üle 640 hobujõudu ja mis kasutab siis 15 liitrit 100-li ja tavalised mootorid kasutavad tal siis 12-13 liitrit 100-li ja hübriidid veidi vähem. Hinnad algavad tal 80 000 eurost, kuid see kõik läheb välja siis 200 000 euroni, kui sa saad seda GT versiooni, GT turbot endale, mis alles nüüd tänavatele on jõudnud. Selline on uus Porsche Cayenne Coupe ja tema vägagi paljud erinevad versioonid, nii et ma arvan, et siin on avastamist küll. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni.